Meie järgmine esineja on pereterapeut Ene Raudla, kes asub rääkima teemal, miks juhtub nii, et paljud lapsed jäävad kaugeks ühest vanemast peale lahutust. Tere päevast! Ene Raudla olen pereterapeut, töötav kliiniline psühholoog, lapsepsühholoog. Ja täna sellisel teemal, miks juhtub nii, et lapsed jäävad sageli kaugeks ühest vanemast peale lahkuminekut, tahan ma selles loengus keskenduda eelkõige ühelt poolt oma kogemustele töötades terapeudina, lapsepsühholoogina, kui lahutusprotsessi käigus jõuavad lahkuminevad vanemad oma probleemidega psühholoogi juurde, et ühel või teisel põhjusel kas siis edasi minna või vastupidiselt saada mingisugust kinnitust, psühholoogi tõendit selle kohta, et kas mina vanemana ikkagi olen piisav või mida siis laps arvab või kas laps ikka õigust räägib. Ja toetudes ka kirjandusele olen ma valinud võib-olla tänase loengu fookusesse eemaldumine kui emotsionaalne eemaldumine, mis tegelikult tähendab võõrandumist ühest vanemast. Ja seda võõrandumist näen ma oma igapäevases töös kahju küll järjest rohkem, kuigi sellest sõna otseses mõttes võõrandumissündroomist just seda teatakse ka meie õigussüsteemis ja me näeme oma spetsialistide nägemist mööda, et see on üsna oluline osa selles eelkõige, kui toimub eemaldumine mitte füüsiliselt oma vanematest lapsel või peale lahkuminekut, vaid keskendun sellele psühholoogilisele, emotsionaalsele kaugenemisele, mis kujuneb, kui on raskemad lahkuminekuprotsessid, vaidlused, võib kujuneda selle lapse jaoks tõsiseks sündroomiks, millel on hilisemad tagajärjed tema arengus ja mis jätkuvad ka täiskasvanud eas. Et see võõrandumissündroom, et keskendun, et vaatame siis, mis see võõrandumissündroom siis endast kujundab või kujutab, et see tähendab seda, et kui üks vanem just nagu üritab oma last teise vanema vastu pöörata, sageli vanemad ütlevad, et ta teeb ajupesu, et keskendume sellele, kuidas selleni jõutakse ja kuidas seda kogetakse ja mida see tähendab tegelikult lapsele. Kas laps näeb seda siis nõnda nimetatud ajupesuna ja kuidas see siis kõik juhtub, et toimub selline järk-järguline võõrandumine. Nii, nüüd ma tahan slaidiga edasi minna, aga millegipärast see ei taha minu käest täna üldse kuidagi toimida. Et lapse kõige raskem küsimus tegelikult on, kui vanemad hakkavad lahku minema, et mis minust saab. Ja see küsimus võib lapsel juba tekkida enne, kui vanemad on üldse lahku läinud, eelnevad tülid vanemate vahel ja kui kaks vanemat tülitsevad väga palju häälselt ja võib-olla seal toimuvad ka mingid ähvardavad niisugused signaalid teise suunas, siis momentaalselt lapsel käivitub kaasasündinud lahkumineku hirm.
ja juba siis ta hakkab kuidagi mõtlema, aga mis saab siis, kui lapsed kui äkki vanemad lahku lähevad. Et ma olen kohanud neid lapsi, kelle vanemad ei ole lahku läinud ja nad võib-olla on ainuüksi mõelnud sellele, et on tülitsenud, seal on tülid ikka lahendatakse peres. Ja siis, kui ma olen lapselt küsinud seda, et kas sul on hirm, et ema isa lähevad lahku, et kui mina olen selle sõna suust välja öelnud, siis nad ütlevad, et jaa. Et just nagu see hirm on saanud sõnadesse panna ja ema isa vaatavad siis niimoodi mõistatuslikult teineteisele otsa, et aga me ei ole ju rääkinud, aga lapsed saavad aru. Ja eriti raskeks teeb see olukorra, kui vanemad ei jõua omavahel kokkuleppele peale lahkuminekut, kus laps saab aru, et midagi on toimunud, aga tema ju ei tea, kuidas see elu hakkab edasi minema, kuidas see kõik hakkab toimuma. Ja kõik see toimub ka muidugi emotsionaalse niisuguse segaduse, ebakõla seal selle sees. Ja vahel juhtub nii, et see laps selles olukorras jääbki hoopiski märkamata, sest tüli vajab lahendamist ja tekivad hoopis muud küsimused, kes, kuhu, kui palju ja nii edasi. Nii et lapse heaolu arvesse võttes oleks hea, kui vanemad suudaksid last puudutavates küsimustes jõuda rahumeelselt ühele meelele rahumeeles või oskaksid õigeaegselt pöörduda siis enne lahkuminekut juba, kui jõutakse nii kaugele, et enam kuidagi koos ei saa olla, minna siis abi otsima. Et lihtsalt vahele põikeks see, et see tänane jutt või loeng siin, mis nüüd edasi järgneb, ei tähenda seda, et see oleks nagu kõikides peredes, kõikides lahkuminevates peredes. Et on ka väga palju neid peresid, kes tunnevad, et ei saa koos olla ja nad pöörduvad siis terapeudi juurde juba eelnevalt, et kui see otsus on tehtud, et kuidas me seda lastele räägime, kuidas me ja tegelikult siis kogenud terapeut tegelikult ta eos oskab juba ette valmistada selle, sest lihtsalt kogemuste najal, ma räägin enda eest, oskab ta siis suunata ja et võib-olla ette näha. Et mina küll ei ole see terapeut, kes propageeriks lahkuminekuid ja sageli on see, et me näeme neid, püüan leida seda ressurssi, mis vähegi annab võib-olla veel kasutada, et seda kooselu võib-olla jätkata, aga kui ei, siis ei saa. Nii aga et see oleks siis lapse jaoks siis vähem traagilisem. No kuidagi ei taha see täna minu käes minna. Kõikidel on läinud ja minul ei lähe ja nüüd kadus hoopis ära. Lapsel ei ole võimu valida selle üle oma vanemaid ja keda ta siis mõlemad väga armastab ja kas nad lähevad kokku või jäävad kokku või lähevad lahku, temal seda võimu ei ole. Nii et laps on selles osas kõige nõrgem lüli, sest tema ainult vaatab pealt, mis toimub ja tema arvamusest olenemata tehakse siis järgnevad need otsused. Ja nii nagu ma ütlesin, et targad on need vanemad, kes pöörduvad juba õigeaegselt, kui nad on jõudnud tõdemuseni, et kuidagi koos ei saa. Ja et säästa selles olukorras lapsi, sest täiskasvanutel on olemas juba omad mingisugused oskused elu jooksul, stressiga toimetuleku strateegiad ja konflikti lahendamise oskused. Aga laps satub siis väga rasketel juhtumitel sinna kahe tülitseva vanema vahele ja laps ise selles olukorras midagi teha ei saa. Ja kui vanemad omavahel kuidagi kokkuleppele ei jõua, siis loomulikult pöördutakse kohtu poole ja kohus, kes last ei tunne, ei tea selle pere lugu, peab siis lõpuks hakkama otsustama, kumb vanem suudab lapse eest paremini hoolitseda ja teda kasvatada. Ma ei tea, kas see statistika nüüd õige on, aga et laias laastus kohtutes on circa 4000 suhtlushooldus- ja elatise vaidlust aastas, millest
keskmiselt 1000 on suhtlus- või suhtlushoolduse õiguse ja 3000 umbes elatise sellist vaidlust. Nii et kohtud on koormatud ja ometi otsustama peab, kuhu poole see vaekauss siis peaks langetama. Et tavaliselt menetlus kestab 137 päeva ühes kohtuastmes, aga ega asi sellega veel ju ei piirdu. Et edasi järgnevad kaebused järgmisesse kohtuastmesse ja vanemale tähendab kohtumenetlus kogu seda aega keskelt läbi, võib-olla isegi 2-3 aastat. Minul on kogemus, kus ühed vanemad vaidlevad kohtus oma suhtlushooldusõiguse üle 6 aastat. Kahjuks. Et kui vanemad ei jõua last puudutavates küsimustes suhtluskorras kokkuleppele ja otsus tehakse siis kohtus nõndanimetatud sundlahendusena, on tõenäoline, et suhtluskorra täitmisel tekib probleeme. Ja lapse võõrandumine teisest vanemast, see tähendab seda, et ta hakkab võõranduma, siis ta on abitu ja laps otsib turvalisust ja ta on jäänud selle abielutüli vahele ja lapse võõrandamine, kus kohtus hakatakse ja ka kõik need lastekaitsjad ja kõik, kes selles siis protsessis hakkavad just nagu seda tõde jalule ajama, kumb siis parem ja kummal rohkem õigust, et laps jääb selle abielutüli vahele. Ja kahjuks on see nii, et tendents on sinnapoole, et nähakse seda abielutüli, pigem selle abielutüli lahendamist, kui selle lapse olukorra lahendamist. Nii et kahjuks ei vaadata lapse võõrandumist ühest vanemast kui lapse vaimset vägivalda, vaid kui nähaksegi seda abielutüli ja hakatakse siis just nagu otsima selle tüli lahendamise kergemaid viise või kummal rohkem õigust on. Nüüd, kes siis selle probleemiga tegelema peaks? Et lapse võõrandamine oma vanemast peaks kuuluma esmalt lastekaitse valdkonda. Sest kui vanemad juba ei saa kokkuleppele, siis nad pöörduvadki esimesena lastekaitsesse, et istuda laua taha ja siis erapooletu inimesena hakata vaatama, missuguseid kokkuleppeid on võimalik suhtlus ja hooldus selles loos siis kokku leppida, kokkulepete tegemine. Ja võib juhtuda niimoodi, et lastekaitse vaatab asju kui vanemate omavahelist hooldusvaidlust. Ja mis siin parata, ega inimeste energiatasemed on erinevad, kes kiiremini, kõrgemale, kaugemale, rohkem jõuab võib-olla siis süüdistada, tuua etteheited teisele vanemale. Võib juhtuda nii, et ka see lastekaitsja jääb sinna vanemate tüli vahele ja hakkab just nagu kaaluma siis seda vanemate poolt, et kummal siis rohkem võiks või kes rohkem, kes vähem, kes parem, kes halvem. Ja see võõrandunud laps jääb siis sinna abist ilma tegelikult. Tavaliselt ema nähakse loomulikuma hooldajana ja isa jälle sellise potentsiaalse tagakiusaja ja niisugune purjutajana. Et ma ei taha siin öelda, et nüüd kõik on nii, aga hakkavad tekkima mingisugused stereotüübid. Et väga palju räägitakse siin, et ta on nartsissistlikud isiksuse tüüpi, kusagilt on loetud, vaadatakse ja tõesti, või see, et ta on psühhopaatliku kalduvusega või see, et ta on ebastabiilne isiksus või. Et eks selliseid iseloomujooni on meil kõigil ja mis siin parata, kui võideldakse
lapse vanemaks olemise eest, siis paraku need ei tarvitse olla isiksushäirena või ta ei tarvitse olla ka psühhopatisatsiooniga või agressiivne vanem, vaid see olukord iseenesest sunnib võib-olla emotsionaalsemalt rohkem ennast väljendama. Et me ei teeks väga kiiresti järeldusi selle vanema kohta tema käitumusliku poole pealt, et kalduvus neid stereotüüpe kuidagi väga kergesti langetada. Nii et arvatakse, et see vanem, kes teist vanemat rohkem halvustab, kes tema suunas rohkem negatiivsust nagu toob, et tema on selline võõrandaja vanemana, kes on siis lahku kolinud ja elab koos lapsega, et kui hakata mõtlema, et ega tema ei saa ju ka see päris hea lapsevanem olla, kes nii agressiivselt teise suunas, nii negatiivselt niisugust hinnanguid annab. Et see on üks mõtlemise koht. Siis need süüdistused ei tarvitse alati olla ju tõesed, siin võivad olla väga enda isikliku kogemuse pealt ja püütakse siis seda lapse vaimset meelt nagu mõjutada. No nii, midagi siin juhtus. Ja täna ei taha see sugugi minuga täna siin suhelda, midagi on siin ühenduses. Et kui ma ütlesin, et see lastekaitsetöötaja on tegelikult esimene inimene, kes puutub selle lapsega kokku, siis selles tülide vahel oleva lapsega, et mida rohkem suudab lastekaitsetöötaja lapsele toiminguid selgitada, mida ma teen, kes ma olen, miks ma siin olen, kuidas sul läheb, et püüda sellel moel lapsel niigi segases olukorras tekkinud hirme leevendada ja vähendada. Et ma lugesin, ma ei mäleta, kas see äkki oli lapse küsitlemise raamatus, et kus lastekaitsja tegelikult peaks nagu olema niisugune hea vanaema tüüpi, et ta oskaks küsida mitte selliseid ristküsitlemise moodi küsimusi lapsele, kes ei oskagi vastata ja sageli need vastused võivad ka olla sellised, et ei tea või jah või ei ja et selle põhjal teha siis järeldusi, kus ja mis ja kuidas see kõik saab olema, et see ei tarvitse üldse lapse seisukohalt teda tundes, teades lapse psüühikat üldsegi tõene olla, mille pealt nagu hakatakse tegema siis järgnevaid neid otsustavaid samme vanemate selle hooldusküsimuse osas. Nii et vanemate ettevalmistamisel ka on lastekaitsjal suur töö selleks, mis ees ootab ja eelkõige eos see, et see konflikt on nagunii juba võib-olla seal lahkumineku eel juba olnud, et see konflikt ei eskaleeruks sellesse hooldusküsimuse suhtluskorra jagamisele. Et lastekaitse saaks siin just nagu olla niisugune maandaja, ühelt poolt ka lapse mõistja, toetaja, selgitaja ja ka vanemate omavahelise suhtluse reguleerija. Ja et lastekaitsel tekiks lapse suhtes niisugune usalduslik tunne, et sina oled see tädi, kes mind mõistab ja mind kuulab, et need vanemad ei saa alati aru, et ta ei saa ise ka aru, mis toimuma hakkab, saab ainult aru, et midagi toimub. Midagi läksid, et lastel on väga raske taluda vanemate neid omavahelisi konflikte ja selle vältimise nimel siis võivad lapsed võtta vastu selliseid otsuseid, mis nende arvates peaksid hoopiski konflikti vähendama või elimineerima ja tähelepanu sellest eemale tõmbab. Lapse psüühika lihtsalt on selline. Ja kui vanemad omavahelise konflikti korral on väga hõivatud iseendaga ja oma probleemidega, suhteprobleemiga, ei ole nad võimelised lapse tundeid märkama. Vanemast võõrandumise kujunemisel on tavaliselt see kujuneb siis hooldusõiguse, elatisraha maksmise või suhtluskorra määramisega seotud juhtudel.
et siis on juba vaidlused, siis on juba konflikti tasemel. Ja see vanemast võõrandumine või eemaldumine, emotsionaalne kaugenemine on tingitud, et kus üks vanem halvustab teist, teadvustamata halvustamine, kurtvad telefonikõned, pisarad, ohked, äärmuslik teise vanema halvustamine, lapse ebaküpsus ja objektiivse info puudumise tõttu võib laps solvuda ja hakata negatiivselt suhtuma siis teise vanemasse. Öeldakse, et jah, me küll ei räägi, et laps ei kuule sellest, aga kui näiteks ema räägib oma sõbrannaga, et no näed, jälle ta ei maksnud seda, jälle ta ei teinud seda, kuule, ta on ikka täitsa selline. Et no vaat sellistest telefonikõnedest laps on ainult üks suur kõrv, see võib olla siis mitme ukse ja mitme seina taga, aga tema ikkagi kuuleb. Et lapsed ei hakka vihkama oma vanemaid, isegi siis, kui neil võib-olla selleks on põhjus, sest laps tahab öelda, et minu ema ja minu isa. Ja lapse identiteet koosneb mõlemast vanemast ja see tähendaks ka osaliselt enese vihkamist. Kui laps hakkab ennast vihkama, siis see tähendab seda, et tal ei ole pinnast iseenda enda isiksuse ehitamiseks ja järgnevad sellele kohanemisraskused, psüühikahäired ja muud. Et vanemast võõrandumise peamiseks tekitajaks arvatakse, et lapsega koos elav lahku kolinud vanem. Et lapsega koos elav lahku läinud vanem, see on siis nõndanimetatud armastatud vanem, kes teist vanemat halvustab ning temasse püüab siis mingil põhjusel negatiivselt suhtuda. Ja kui laps väljendab solvumist teise vanema suunas, siis tegelikult see teine vanem saab nagu mõjutustööd seda paremini veel teha lapsega. Et seda suhtumist teise vanemasse negatiivselt siis süvendada. Ja laps ei suuda mõelda nendele tagajärgedele ega soovi kaotada vanemaga isegi siis, kui ollakse tema peale pahane. Ja täiskasvanu peaks seisma selle eest, et lapse suhe lahku elama asunud vanemaga ei katkeks. Nüüd vanemast võõrandunud laps võib vihatud vanemast rääkida väga halvustavalt ja lugupidamatult. Ta võib pikalt kirjeldada, kui vastik, kui nõme ta on, kes kodust lahkus. Ja laps võib kõikide spetsialistidele rääkida nagu ühte luuletust, kordab ühte ja sama. No sellepärast ma ei taha temaga kohtuda, ta ei maksa emale raha ja ta saadab kogu aeg, ta kiusab meid, ta saadab kogu aeg kirju. Et mingi osa sellest kirjeldusest kopeerib nagu selle armastatud vanema poolt öeldut. Vanemast võõrandunud laps võib vihatud vanemast rääkida väga halvustavalt. Seda ma juba rääkisin, et lähme edasi. Ja laps tõsises mõttes ta satub lojaalsuskonflikti. Et vihkamine avaldub eriti siis, kui laps ja armastatud vanem puutuvad kokku nõndanimetatud vihatud vanemaga. Ja laps võib karjuda, pobiseda oma sõnu, ma ei taha sind näha, mine ära, sa oled vastik. Ja tegelikult ta ei taha seda öelda vanemale, aga kui ta on selle lapse üleandmisel selle armastatud vanema juures, siis ta ütleb seda, sest ta tahab olla lojaalne selle armastatud vanemale, sest tal on hirm, et muidu see armastatud vanem mind ka enam ei armasta. Ja aga siis niipea, kui ta saab selle nõndanimetatud vihatud vanemaga kokku, siis tegelikult ta naudib temaga olemist ja nagu unustab selle ära, sest nõndanimetatud armastatud vanem ei näe siis seda pealt ja ta ei pea sattuma segadusse. Ja laps on jutuajamistel tõrge spetsialistide juurde, terapeudi juurde, psühholoogi juurde, et võib-olla laps siis räägib endast, mida tema arvab, kus tema tahab olla ja teate, see võõrandunud, eemaldunud laps, ta ei taha rääkida enam nende inimestega, sellepärast, et ta kardab, et see saladus võib ilmsiks tulla. Ja et mis siis saab ja lapsel on hirm kaotada oma armastatud vanemat ja lapsed küsivad, et kas see, mis ma räägin, kas see jääb siia?
kas see jääb siia. Et see tekkemehhanism on siis seotud nagunii, nagu ma ütlesin, selle suhtumisega, emotsioonide ja tülide käigus. Ja emadel on loomulikult eelseisus selles olukorras, et lapsega on tal side juba üsast tugevam. Võrdne hooldusõiguse puhul kardavad emad, et nad kaotavad selle kontakti ja siis nad hakkavad nagu võitlema selle eest. Ja lapsed muutuvad nagu vahenditeks, kelle kaudu siis endist partnerit just nagu emotsionaalselt mõjutada. Ja lõpuks laps tunneb, et ta ei kuulu enam mitte kuhugi. Isad on hooldusõiguse määramisel paraku ebasoodsamal positsioonil, et lapsel on niigi juba psühholoogiline tugevam side kujunenud emaga, kes on esimene eluaasta nagu nii olnud temaga rohkem koos. Ja kui peaks tekkima oht, mis võiks seda sidet siis tekitada, siis asub siis vanem siis sellele vastu võitlema, et see on niisugune süvapsühholoogiline niisugune alalhoiuinstinkt. Ja isad tegelikult ka ju hoolitsevad laste eest, kuigi nad käivad tööl ja sel moel hoolitsevad siis lapse eest. Emad hakkavad oma õigust nõudma, võib-olla ka isa hakkab oma õigust nõudma ja laps võib hakata siis isa vihkama ja ema muutub armastatud vanemaks. Ja kui isa hakkab hooldusõigust nõudma, siis võivad nii laps kui ema asuda siis vasturünnakule ja siis tekib see võitlus ja laps ei tarvitse üldse mõista, milles see hooldusõiguse tähendus üldse siis kestab. Ja mida teeb isa, kas nad siis võitlevad, annavad alla või loobub kõigest. Ja mida teeb kohus? Kohus püüab siis määrata need tingimused, temal on ainult paberid, tal on olemas mingisugused kirjeldused selle kohta ja see eeldab siis tegelikult, et kohus eesmärk, et saada vanemad koostöösse. Aga nüüd, kui laps ütleb, et ma ei taha ja suhtluskord on määratud, ma ei taha temaga rääkida, ma ei taha tema juurde minna, siis siin ma ei hakka nüüd ette lugema, kuna aeg on piiratud, aga teil on slaididel olemas, et laps on kogenud seda emotsionaalset traumat lahkumineku eel ja siis, kui vanemad selle tülide keskel peab laps minema teise vanema juurde, siis need varasemad traumaatilised kogemused lapse aiu on salvestatud. Ja mitte sellepärast, et laps ei taha vanema juurde minna ja temast eemalduda, vaid sellepärast, et ta kogeb taaskord enda ajus seda traumat, et see vanemate tüli, see väga palju küsitlemise, see vallandab temast tegelikult selle traumakogemuse. Ja võõrandumissündroomi mõjud on nii lastel ärevushäired, keskendumine, depressioon, käitumishäired, psühhosomaatilised häired ja täiskasvanuna, kui ta sellest lapsest saab täiskasvanu, on isiksushäired, samuti krooniline depressioon, identsushäired, kohanemisraskused, suhte- ja tööprobleemid. Nii et kokkuvõtteks tahan öelda seda, et kui vanemad on võimelised koostööd tegema suhtlus- ja hoolduskorra jagamisel, siis ei ole vahet, kui palju nädalad või päevi on laps ühe või teise vanema juures, vaid et oleks koostöö. Nii et siin on lapse niisuguse eemaldumise ennetamiseks on koostöö vanemlus. Ja soovitan lugeda väga head raamatut, mis mõni aeg tagasi ilmus, lapse küsitlemise käsiraamat. Et sealt leiab palju spetsialistid ja leiavad ka siis selle looga tegelevad inimesed, nii et ma tänan. Aitäh, Ene, lapse tasandit avamast niivõrd keerulisel teemal nagu lahutus. Ma hakkasin mõtlema selle koostöö peale, ma kirjutasin juba küsimuse valmis, et milline võiks olla lahutuse kõige vähem traumeeriv teekond kõigile pereliikmetele, aga siis te oma ettekande lõpus tegelikult vastasite sellele küsimusele ära, et see on koostöö, et sellest kõik algab.
aga kuidas te ise näete, et niimoodi ringi vaadates on mul jäänud mulje, et lahkuminek on selline pikk protsess, et on ühed kokkulepped, mis tehakse kõigepealt ja siis elu muutub. Et partnerid võivad leida endale uued partnerid ja luua uued pered ja nii edasi. Et tegelikult see koostöö pannakse ilmselt proovile veel mitmeid kordi. Et on teil siin hea sõna öelda? Ja see on tõesti nii, et see on astmeliselt ja lapsed tegelikult elavad üle vanemate lahkuminekut veel mitu korda. Üks on siis, kui nad lähevad lahku ja teine on siis, kui nähakse, et tekivad kummalegi juba uus pere, uued partnerid. Ja siis kaob lapsel lootus ära, et nüüd on kõik. Ja see protsess on tõesti nii, et ühtede emotsioonidega saadakse hakka, me oleme lahku läinud. On otsus, nõustume. Aga teine protsess on siis, kui tuleb keegi teine partner sinna kõrvale ja sageli on need protsessid veel raskemad. Et see nõuab omaette niisugust, ma ütleksin, tugevat terapeutilist tööd iseendaga, et lõpuks nõustuda sellega, et kõik see on juhtunud. Et see aktsepteerimine, et ega mina ei ole ainuke inimene, kes saan tema kõrval olla, et tulevad teised suhted ja teised inimesed, aktsepteerimine, nõustumine. Et see peab olema päriselt, et ma öeldakse, et lase lahti, et see lahti laskmine ongi see, et mis parata. Et siis nagu langeb käes, et see on nagu lahti laskmine. Et vahel võtab see lühemat aega, vahel pikemat aega ja selleks need terapeudid ongi, et aidata see lein nagu läbi käia, on mitmekordne lein. Et ei ole seda pereelu ja ei ole ka nüüd keegi teine on seal kõrval. See kõik on võimalik hea tahte korral, aga mõlemad peavad tahtma. Aitäh teile. Ja siin on meie väike tänuavaldus. Aitäh.